Ettemõte. Tere kõigile Ettemõtte kuulajatele, Taavi Kotka, Henrik Roonemaa kajastavad Eesti idufirmade edusid ja ebaedusid ja tänane saade on meil ettevõttega nimega Starship Technologies. Ahti Einla on meil siin kõvasti mitmel korral varem saates käinud, aga me saame öelda, edu on see, et Starship teatas hiljuti $50 miljoni kaasamisest, et viia pakirobotid veel järgmistesse Euroopa ja Ameerika linnadesse ja ma arvan, on igati paslik hetk teha väike check-in, kuidas Eesti kõige armastatumatel robotitel, kõige nunnumatel robotitel läheb. Tere Ahti! Tere kõigile ja ma arvan tõesti jah, et Starship on firma, mis on juba palju aastaid tegutsenud ja on põhjust rääkida Starshipist elus rohkem kui üks kord. Tegutseb on ju, aga selle ei jõua eduka ega ebaeduka lõpuni, et endiselt tegutseb. Mitu aastat on? 10 pluss juba või? 11 aastat on tegelikult juba täis. Kas, kui sa nagu investorina esimesel hetkel pardale tulid, siis oleks juba mitu aastat nagu oodanud, et kus mu raha on, kus exit on? Ega need exitid esiteks need tänapäeval ei käi päris nii kiiresti. Teiseks on see, et kui mõelda, et mis on see mingisugune hetk, millal üks startup peaks nagu exiti tegema, et Starshipi puhul see kindlasti ei ole veel praegu, sest see turg, kus me tegutseme, on tegelikult massiivne. Maailma kõige suuremad firmad, kes teevad näiteks toidu või toidukaupade vedusid, nad teevad umbes, üks maailma suurimaid tegi eelmisel aastal 2 miljardit vedu. 2 miljardit vedu. Meie tegime umbes 2 miljonit vedu suurusjärgus eelmisel aastal. Et me oleme nagu tuhandik sellest skaalast. Loomulikult võib exiti teha palju varem, kui saada väga suureks, aga meil on massiivne turg, kuhu kasvada. Me oleme ainukene tõsine pakkuja turul, ma ütleks, kes nagu robotitega vedusid suudab tõsisel tasemel pakkuda klientidele ja me kasvame kiiresti, et ma ütleks, et praegu ei ole veel see hetk, millal exitit teha, sellepärast, et kui ka teha exitit, siis 6 kuu pärast, aasta pärast oleks valuatsioon juba kõrgem ja milleks seda praegu teha. Õige. Aga tuletame nüüd kuulajatele meelde, et mäng käib selle peale, et nende samade miljardite vedude puhul hetkel teeb neid ikkagi inimene ja kui robot ühel hetkel on odavam kui inimene, siis peaks robot võtma inimese töö üle. Et see on see võitlus või võistlus, mis oli kunagi sinu selleks inspiratsiooniks. Et kaugel sa sellest praegu oled? Ma saan rikkamates riikidest juba olete odavamad kui inimene. Robot juba on odavam kui inimene, jah, ega väga suures osas, Aafrikas veel ei ole võib-olla, aga üldiselt robot ikkagi on juba odavam kui inimene ja see on ka põhjus, miks me oleme päris kiirelt laienenud. Me oleme praegu juba kohas, mida võib-olla väga paljud ei tea, aga näiteks Soomes me katame peaaegu kogu maa juba ära. Soomes peaaegu suvaline linn, kuhu lähed, meie robotid juba sõidavad ringi ja mitte niisama ei seisa, vaid sõidavad kõvasti ringi ja teevad vedusid. Aga palju see soodsam juba on, et kas me räägime nagu protsendipunktist või on see 10 punkti? Ei, see on ikka kõvasti rohkem kui protsendipunkti ja rohkem ka kui 10% punkti. Okei, aga seesama disain, mis kunagi sai välja mõeldud, et tuleb siuke nunnu kohale, aga avamiseks peab ikkagi olema GVK-ne lahti tegema ja nii edasi, et see, kuigi see innovatsioon on meetult käinud selle tarkvara koha pealt, kuidas seda robotit ikkagi, kuidas ta ise aru saab, kus ta on ja mis ta teeb ja nii edasi, siis see kasti osa või see roboti baas funktsiooni, kus ma siis ütlen, et sa ei ole teinud niimoodi, et avaneb luuk ja siis ta sõna otseses mõttes lindi peal sõidab pakk välja, et sa selle koha pealt innovatsiooni ei ole teinud, et see 11 aastat ikkagi see vähemalt väliselt tundub see robot ikkagi täpselt samasugune olevat, kuigi sisu ma saan aru küll, et 1000 kordi muutunud, eks, aga välimus tundub ikka sama olevat. Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.